Aastal 1995 sai Pirni tegevus uue hoo sisse jälle, kui tulid uued tudengid Kalevi juurde ja Heiliani juurde küsima, et tahaks mägedes käia. Ja sinna sealtmaalt generatsiooni siis kuulub enamus või kõik praegu siin olijad noored. Praegusest olukorrast muutus juba Kalev Muru juba lühidalt rääkis. Sel aastal jäi tõesti klubi mittetulundusühinguna edasi registreerimata, läks seetõttu sundlikvideerimisele. Kevadel sai siiski kohe uus klubi asutatud. Nimes toimus küll pisike muutus, sõna Tartu kadus sealt ära. Põhjuseks on see, et väga paljud meist on igalt poolt mujalt kui Tartust pärit. Ja jällegi vana klubi nagu oli veel ametlikult mitte likvideeritud ja seda nime ei saanud kasutada. Praeguseks on meil arve olemas ja esimene suur üritus selja taga ja teine praegu toimumas. Ja praegusest perioodist ja situatsioonist räägiks lähemalt praegune klubi president Alan Rood. Presidendiks oleku aeg on olnud praeguseks väga lühikene veel, alates augusti keskpaigast. Aga ometi on selle aja jooksul väga palju toimunud. Sai meie klubi uuesti registreeritud ja mis jäi nüüd mainimata Kalev Muru poolt, et kevadel, see oli 18. mail, oli meil uus asutamiskoosolek, kus siis 21 inimest uuesti asutasid selle vana ja hea Pirni. Aga põhiline rõhk, millele mina olen praegu oma tegevuses kaalu pannud, on väljaõppe. Õpetan siin neid noori, treenin neid ja väljaõppele unustas ka Kalev muidugi rõhku panna nüüd seoses selle uue generatsiooni peale tulekuga, keda ta ise on viinud Kaukaasiasse ja üle-eelmine aasta Heili viis Kaukaasiasse. Et siis nagu käidi ära Elbrusel ja kes olid juba mitmendat korda mägedes, need siis tegid ka selliseid tehnilisemaid lõike, said juba oma oskusi seal proovile panna. See suvi jälle Kalev Muru juhtimisel käisime ära Alpides, kus meie uued algajad said jälle oma esimesed mägede kogemused ja samas need inimesed, kes juba mitmendat korda mägedes käisid, nemad siis olid nagu rohkem oma ja said nagu vastutust tundma õppida ja otsustuste vastuvõtmist. Alpides seal väga palju tehnikat meile kahjuks juurde ei olnud. Aga me parandame ennast. Ja siis lühidalt võib-olla mainiks ära ka, et sel suvel on meil ka sellised väiksed plaanid, et läheks Kesk-Norra mägedesse, et seal saaks kaljutehnikat harjutada. Aga kuna meie uus generatsioon on natukene vaeslapse seisusesse jäänud ja kontakt vanemate liikmetega on ära kadunud, siis on meil suur puudus instruktoritest. Et selle koha pealt võib-olla ootaks isegi mõne vanema liikme osalust. Ja siis räägiks ma natukene nendest juriidilistest muutustest, mis meil on klubiga toimunud. Seoses selle ümberregistreerimisega pidime ka oma põhikirja
pealkirja jälle kohendama vastavalt seadustele. Ja põhikirjaga on võimalik tutvuda samas laua peal. Ja siis annaks edasi ka üleskutse, et need eelmise FIRN-i liikmed, kes tunnevad, et nad tahaksid kindlasti osaleda ka selle FIRN-i aktiivses tegevuses, nendele oleks nagu soovitav isegi selle uue FIRN-i liikmeks astuda. Ja selle jaoks tuleks kirjutada avaldus juhatusele, kes nad siis vastu võtaks. Ja siis veel märgi koha pealt põhikirja järgi igale klubi liikmele on ette nähtud tema märk. Ja nüüd need inimesed, kellel märki ei ole või kes on selle kaotanud, neil on võimalus see nagu uuesti endale osta. Ja see tuleks ka avalduses ära märkida. Samuti tuleks avalduses ära märkida, et kui te olete olnud endise FIRN-i liige, siis et mis aastal te astusite selle klubisse. See oleks siis lühidalt kõik. Kui kellelgi on mingeid küsimusi nende tehniliste asjade poole pealt, siis võib pöörduda kas minu või juhatuse poole või konkreetsemalt Kadri Tähele. Armsad sõbrad, minu nimi on Henn Keis ja mina tegin alpinismis oma väikseid vallatusi sellel ajal, kui paraku veel enamus siin viibijaid ei olnud üldse olemas. See oli kuskil täna 35 aastat tagasi hakkas peale ja kuskil 70-ndatel lõppes ära see minu aktiivne alpinism, kuid paraku seal olid küllalt rängad tagajärjed. Ma olen siiani veidi metsa poole. Ja viimati sai käidud siin ka veel, kui siin räägiti Norrast, siis seal on saanud käia veel Rekstali liustikul ka nüüd vanas eas. Aga tegelikult ma tahtsin, kui jutt tuli siin ajaloost rääkida, siis FIRN-i ajaloost oli pikalt juttu, aga sel FIRN-il tahab ta seda tunnistada või ei taha. Aga tal on neid vallaslapsi, on tõesti terve Eestimaa täis ja osa on neid seal ka Ida-Virumaal ja mõned neist on küllalt tuntud. Nimesid me ei nimeta ja näpuga me ei näita sinna akna alla. Ja sellepärast ma just julgesingi sõna võtta ja öelda veel võib-olla nii palju, et minu igatahes nooruse pani see FIRN küll igavesti tuksi. Teate küll, kes on alpinist, eks ole? See inimene, kes kannatamatult ootab suve, et seda siis kusagil mägedes seal külmaga jälle üle talbib. Sinna see minu noorus läks. Aga ikkagi ma tahaks tänada seda sama FIRN-i klubi ja kui natukene nii-öelda klassikute sõnad ümber teha, siis mina julgen küll niimoodi öelda, et kõik, mis minus on head, olen mina tänu võlgu FIRN-i klubile. Või nendele inimestele, kes mind omal ajal, kui ma olin sellises eas, nagu teie praegu, siin enamus need noored, kes mind ümbritsesid, kellest ma eeskuju võtsin. Ja sellepärast ma tahaks FIRN-i klubile praegu üle anda siin ühe väikse sellise asjaga väikse viitsega, kui siin oli juttu juba nendest ronimistest ja asjadest, eks ole nendest. Siis siin on üks pildikene meie kandi mägedest, Ida-Virumaa mägedest, Antikapank, ühesõnaga, nii et ma annan siit samast üle. Ja veel kaks meest, keda mina alati jään süüdistama, et nemad just isiklikult on selles süüdi, et minul see elu on tuksi läinud. Üks neist on Heino Kuur, see mees, kes on teinud need meie märgi ja embleemi ja kes õpetas omal ajal mind pilte tegema. Ja teine on Vello. Ja
ja veel ülejäänutele ka vaatamiseks, et ma kutsun teid siis ka Kinnuni mägedest juttu. Kui te ikka aega saate, tulge ka ühesõnaga mägi ronimist tegema Alutaguse peaahelikule. Kui ma siit uksest sisse astun, siis mul oli kohe suur üllatus, et teie noor president võttis mul nööbist kinni, et nüüd mina pean rääkima Tallinna Antiklubi ajaloost. See oli muidugi üllatuseks. Aga siis ma mõtlesin, et mis sest ajaloost ikka räägin, et ma võib-olla mõningad lünkasi või mõningad hetkesi, kus mul on seos teie klubiga. Näiteks kui ma esitaksin nemad muidugi küsimuse, kellega ma siit toast, või kellega ma kõige rohkem maganud olen, siis te muidugi ei vasta ära, siis ma ütleksin kohe, et siin toas on näiteks Kalev Uru, selle mehega ma olen kõige rohkem maganud siit toast. Ja ma olen Virni presidentidega teistegi ühe vee otsas olnud Paul Kiveltsiga ja Parmasega ja tundsin ka neid mehi, kelle mälestuseks me siin seisime ja siis olen ma jälle liiga isiklikult võib-olla näiteks Tartu Ülikooli nimelises tipus ma olen käinud ja nimelt olin ka osaline selles ekspeditsioonis. Ja Kalev Muruga, kui ta oli president, siis mingi aeg ma muidugi nii pikalt ei olnud, siis olin mina ka Tallinna klubi president. Ja veel oli õigus, Tallinna klubi, teie klubi on varem tehtud, kuna siis oli sektsioon ja Tallinna klubi ametlikult tehti 82. aastal või 72. aastal. Sellest ajast olen minu päevast alpinismi. Ja kuna mina täna siin esindan kõige nooremat klubi Eestis, mis asutati alles tänavu aasta ja mida ma veel tahtsin Virnist rääkida, ei tulegi enam meelde. Aga ma tahaksin suruda nüüd selle noorel presidendil kätt ja mälestuseks üks pildikene, et meie ka järgnevatel aastatel edukalt koos mägedes oleks seda. Noorte matkaklubi volitatud esindaja ja paluti mul ka mõned loojad sõnad Firnile edasi öelda. Firn on meile ka palju kuidas öelda, matkajaid välja koolitanud, kes aktiivsest alpinismist on kõrvale jäänud. Nüüd hakkame matkamas käima ja oleme ka omal ajal kui Tallinna klubi, vana Tallinna klubi oli tegija, oleme kui palju Firni meestega ja naistega palju koos soolaarasnud ja meeldivad mälestused on jäänud. Vahepeal olid mitmed mõõna-aastad, aga nüüd on tore näha, et palju värsket verd jõuda tulnud ja ma arvan, et me olime veel. Täitsa lõpne. Olen otsinud küll, et saaks neid sangasid, aga sangu olemas. Käima